veinimaailmast, Veinimaailma, laborne maailm, kuhu me edasi liigume. Nii, ja nüüd siis liigume edasi, klinker on juures. Meie liigume siis edasi, see härrasmees on mitmekülgne koolitaja, ettevõtja ja rahvusvaheliselt sertifitseeritud NLP treener, kelle kogemus müügi ja müügijuhtimise alal erinevates ettevõtetes ulatub aastasse 2004. Tere, Raido! Tere, Raido! Tere päevast kõigile! Kui paljud teist on kogenud seda, et lähed kuhugi midagi ostma, klienditeenindaja pakub teile midagi rohkem ja teie sees tekib selline sisemine vastupanu. Ei, aitäh, ma tean täpselt, mida ma tahan. Ja nüüd vastupidi, kui paljud teist on kogenud seda, et lähete poodi ühe asja järgi, aga tulete tagasi sealt 5, mida te küll vajasite, aga poodi minnes te tegelikult ei pidanud silmas seda ostmas minna. Täna ei räägi ma teile lisamüügiteooriast otseselt, aga ma jagan teiega neid konkreetseid häkke, mida ma ise olen uurinud, õppinud ja mis on aidanud mul viimase 20 aasta jooksul paremini müüki teha. Need on lihtsad tööriistad, mida te saate kohe homme hommikul kasutama hakata. Esimene häkk on niivõrd lihtne, et seda on tegelikult raske uskuda või siin konverentsil tõsiselt võtta. Kuulamine. Päris kuulamine, mitte lihtsalt järgmise müügilause ootamine. Ma alustasin oma müügiteed noorena ukselt uksele müügiga Ameerikas. Ja usun siiani, et see on tegelikult parim müügiharidus, mida inimene võib saada. Oli järjekordne kuum suvepäev, 35 kraadi seal Illinoisi varjus. Janu, higine, väsinud, nina päikesest põlenud. 4 tundi ringi kõndinud, mitte ühtegi müüki. Kujutage ette 20-aastast noort, kellele öeldi, mine nüüd sinna neid raamatuid müüma ja teeni piisavalt, et tagasi lennata. Koputasin järjekordsel uksele, surm väsinuna. Uks avanes, seal seisis hallipäine härrasmees, seljas särk, tekstiga Navy veteran ja silmades selline hindav, läbitungiv pilk, mis näeb läbi igasuguse müügijaama. Alustasin siis oma etteantud müügiskriptiga. Tere, minu nime Raido, olen üliõpilane Euroopast. Mündsin neid hariduslikke raamatuid, mis aitavad lastel paremini. Ta peatas mind. Normes, mul ei ole lapselapsi, kellel neid raamatuid osta. Aga sina näed välja, nagu sa vajaksid klaasitäit vett. Ja sellele järgnes pöördepunkt. Istusime ja rääkisime tema verandal ja ta tunnistas, tegelikult ma otsin midagi oma mälu treenimiseks. Olen pensionil ja ma tunnen, et mu mõistus ei ole enam nii terav. Sel momendil kogu mu suhtumine müüki ja ka lisamüüki muutus täielikult. Ma lülitusin standardmüügilt ümber kuulamisele. Sir, ütlesin talle, tegelikult meil on sarjas üks raamat ja see oligi konkreetselt mõeldud üliõpilastele ja täiskasvanutele, mis sisaldab mälu praktikaid, mälu igasuguseid erinevaid tehnikaid, mida kasutavad ka ülikoolide professorid. Kui sobib, ma tutvustan teile seda. Ta ostis selle raamatu suht koheselt ja veel terve sarja. Kirjutas ka mulle referentsi ja soovitas minna ka naabri juurde. Just seal piirkonnas läks mu müük käima. Sel päeval ma sain kõige olulisema müügi õppetunni. Inimesed ei osta raamatuid, ega kingi, ega ehteid, ega teenuseid. Nad ostavad lahendusi oma probleemidele, aga lahendusi on võimalik pakkuda siis, kui sa tead probleemi. Ja probleemile ainus viis teada saamiseks on küsida küsimusi ja kuulata, mitte rääkida. Hiljem alustasin ühes ettevõttes telemarketingi müügiga. Selline
absoluutne uju või jupp olukord. 0 müügikoolitust. USA kogemuse põhjal panin kokku oma müügiskripti, esitasin klientidele küsimusi ja kuulasin neid. Kõrval boksis kolleegid hakkasid ka müüma. Tulemus. Minu kõrvale pandi müüma inimesi roteerides ja juba nädalaga nad müüsid rohkem. Ja siit nüüd esimene häkk. Minul on lugu, teil kõigil on oma lugu. Ja kui klient on välja valinud toote või teenuse, siis tema mõtlemine on teatud mõttes lugustunud sellisesse otsustusraamistikku. Sinu ülesanne on seda raamistikku, seda sama raamistikku laiendada. See ongi lisamüük. Küsi endalt korra, kuidas ma saan kliendile pakkuda lahendust, mis sobitub täpselt tema looga, mitte ei tundu peale sunnitud lisamüügina. Ja kuidas ma saan paremini, veel paremini teda kuulata. Teine häkk on ajastus. Kui ma seal telemarketingis müüki tegin, sai mulle selgeks üks karm tõde. Helistades kliendile valel hetkel, pole vahet, kui hea see pakkumine on. Aga õige ajastatuse puhul võib praktiliselt ükskõik mida müüa. Ajastus on lisamüügi võti. Liiga vara, klient tuleb survet, liiga hilja, otsus on juba tehtud. Õige hetk muudab pakkumise loomulikuks. Tegin coachingut ühe jaeketi müügiinimesele, kes müüs kodumasinaid. Tal oli harjumus pakkuda lisateenuseid alles kassas, kui klient oli juba ostu sooritamisega lõpufaasis. Tulemus päris paljud kliendid ütlesid, ei aitäh, mul on juba väga kiire. Uurisime, kuidas tabada see hetk, mil klient on põhivalikuga rahul, aga pole veel kassasse jõudnud. Näiteks kui klient ostis pesumasinat, ütlesin, et enne ostu kinnitamist proovi talle öelda, ma märkasin, et sa ostsid energiasäästliku masina. Paljud meie kliendid on hiljem tänanud pikendatud garantii eest, mis katab ka ootamatud vead. Kas sobib? Tutvustan teile, kuidas te saate oma seadet tänu sellele kaitsta. Ta proovis seda järgmisel nädalal. Klient oli välja valinud kodumasina ja kuulas pakkumise lõpuni. Ilma vahele segamata ja lõpuks ütles, et jah, sul on õigus, ma ei taha riskida, ma võtan selle ka. Ehk siis siit häkk märka seda hetke, mil klient on põhivalikuga rahul, aga pole veel lõplikku otsust teinud, et tema psühholoogiline valikuga samastumine ei ole veel toimunud. Kolmas häkk, mis on kõige olulisem. Tee lisamüüki ainult siis, kui sa sellesse usud. Kui ma alustasin müügiinimeste coachimist TV3-s, jagasin ma inimesed kaheks, tegin sellise lihtsa eksperimendi. Esimesele grupile sai ülesandeks lihtsalt pakkuda kõikidele inimestele lisateenuseid etteantud müügilausete alusel. Ja teisele grupile kõigepealt lasin neil kogeda seda teenust, mõtestada väärtust ja alles siis selle pakkumise teha. Meie ajud on niimoodi üles ehitatud, et me häälestame ebasiira käitumise märkamisele. Me oleme evolutsiooniliselt programmeeritud märkama, tabama ära seda, kui meiega püütakse manipuleerida. Ehk siis siit häkk. Ole siiras, ehe ja paku kliendile enesekindlalt. Ma esitan teile ühe väljakutse. Palun looge juba täna või homme üks selline lause, mis muudab lisamüügi kohe kliendist hoolimiseks. Üks lause, mis algab sõnadega, kas tohib teha ettepanek, mis. Olen ise seda lauset proovinud kordi ja kordi
ja see töötab igas teenindusvaldkonnas. Palun skänneerige see QR-kood. Siit saate alla laadida ühe PDF-faili, mille ma olen just teile koostanud. Seal on selgitused 12 kuldsõnastusega lisamüügi lausetest. Kui te need läbi töötate ja neid rakendate, olen veendunud, et saate oma lisamüügi palju paremale tasemele. Pidage meeles, klient ei osta toodet või teenust. Ta ostab oma paremat versiooni oma elust. Sinu ülesanne on talle seda näidata. Ma tänan teid. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Aitäh. Jälle palju häid toimivaid praktilisi nippe. Ikka jah. Ja Kuigi tegelikult ma ütlen, et mul oleks siin 2 päeva jagu vähemalt jagada olemas. äkki järgmine konverents. Absoluutselt nõus. Aira, kuulsid, pani kirja. Esitab seal ka väga. Nii põnevaid küsimusi on tulnud. Esiteks, mis raamat see oli, mis vanaherra ostis? See oli ühe sarja raamat, kus oligi, kusjuures ma olin seda sarja ise lugenud ja sirvinud ja ma mäletasin seda, et see mälutehnikate osa seal sees oli. Ja see oli siis, see on entsüklopeediate komplekt, aga selline 5 raamatu osaline sari. Sari. Jah. Nii, ja keegi kirjutas päeva parim esitus. Kas oled vahel tundnud, et upselling ei ole eetiline? See sõltub, nagu siin eelmine inimene Robert ka ütles, et sa võid seda tere õhtust öelda niimoodi, et sa tunned seda südames, aga sa võid seda teha ka selliselt, et see on täiesti ükskõik, mida see teine inimene tunneb või mõtleb. Loomulikult eetika peab jääma, siis muidu teisel juhul, nagu ma ütlesin, see on psühholoogiline trikk. Inimene tunneb ära kuskil mingisuguse teistsuguse tundlikkusega, et sa oled temaga ebasiiras. Ja muidugi väga kahju on, kui ta saab sellest teada hiljem, kui sa oled selle ostu juba sooritanud, siis see ettevõte kindlasti kannatab. Nii on. Nii on, jah. Nii, vanaherra raamatus saime. Mis on kõige kallim asi, millega klient on koju läinud ja mille järgi ta poodi tegelikult ei tulnud? Kuna ma ise, ma ei tea nüüd, peaks kohe mõtlema. Näiteks minul hiljuti üks kogemus, võib-olla küll aastaid tagasi, oli see, kui ostsin ise maja ja seal nii-öelda standardpaketis oli laminaatpakett ja kuidas siis seal disainisalongis teenindaja näitas mulle Tamme paketti, ütles, et kuule, see on palju soojem jalgadele ja staatilist elektrit ei ole ja ma ei tea, üle 3000 € läks rohkem maksma. Ostsin ära sellepärast, et ta rääkis täpselt neid asju, mida ma siin praegu tutvustasin. Jäid rahule? Jäin rahule. Siiamaani inimesed tulevad külla ja kui nad seda kiidavad seda põrandat, siis loomulikult mul tuleb kohe see konsultant meelde. Ma ei hakka selle ettevõtte nime ütlema teile, aga ma tean seda kohe niimoodi hetke pealt. Lahe lugu. On veel. Küsin veel. Kuidas käindud, kui lisamüüki tehes soovitad inimesele midagi, aga ta on soovituses pettunud? See sõltub, kus ma teada saan, kas ta on soovituses pettunud hiljem või seal koha peal juba. Sellepärast, et minu ülesanne on tegelikult, ma olen ise ka klient ju, jumala eest. Ja ma tean, mida tähendab pettumine lisamüügis. Et kui ma saan kuulates ja küsides teada, mis on tema lugu, mis on tema vajadus, siis mina lähtun eetikast ja püüan müüa midagi, mis on tema jaoks vajalik. Sellepärast, et ühel hetkel see tuleb muidu bumerangina ringiga tagasi. Aga kuidas siis mõtlen ikkagi käituda, et kui ta on pettunud selles soovituses, mida sa siis müügiinimesena peaksid tegema? Kindlasti tunnistama ja empaatia on kõige parem. Lähed tema kingladesse, vaatad sealt poolt, kui sina oleksid tema, kes on pettunud, siis kuidas sa käituksid? Kuidas sa tahaksid, et sinuga käitutakse? Väga hea nõuanne. Ja viimane küsimus. Mitu korda olete teie poest mittevajalike esemetega lahkunud? Oi, kogu aeg. Eriti kui kaasas on elukaaslane või lapsed. Ja me lähmegi sinna poodi ja ma tean, me lepime kokku ainult üks asi. Laste puhul eriti ja siis ikkagi 5.
ikkagi 5, sest nemad teevad mulle lisamüüki. issand, aitäh, Raido, väga lahe ettekandja. No nii,